päikesetõus Molevassias. Siin Molevassias on korralikult labürindid all linnas, aga väga kaunis on. Mõnusad puud on siia kasvama pandud ja rahvast väga palju ei liigu. Mõned hommikujooksjad, mõned inimesed, kes on tööle tulevad päeva jooksul ja mina. Alanud on minu välja mõeldud sünnipäev. Ehk siis kuna mul õige sünnipäev on Eestis ja tööpäev ka veel, siis ma otsustasin, et ma tähistan seda pigem Kreekas. Vaade Molevassia kaljule, hommikusöögiks saiakesed, üks on juustuga, teine on spinati ja feta juustuga. Elu on ilus. Nagu näost näha, siis üritame liikuda nüüd ülemisse linna. Kivid on libedad ja Google Maps vahepeal juhatas meid täiesti vales suunas. Või okei, ta näitas ühte teed, aga see oli see kõige rondim, kõige katkisem tee üldse, kus ta väga normaalselt üles ei saanud. Nüüd me vist oleme õige tee peal. Ehk siis loomoraal, ära usalda Google Mapsi, ära usalda silte ka. Ma ei tea, mida sa usaldama pead. Lihtsalt mine sinna, kus on mägi. Treenipoiss küll, aga korralikult ikka võidab higistama. See ei ole füüsiliselt raske, aga see kuumus ikkagi on see, mis tapab. Lihastel pole häda midagi. Aga kuule, tipp paistab juba. Päris hea seis. Pärast saab alla ka sama võinud. Kõva töö, aga nüüd sai Molevassia kõige kõrgem punkt enam-vähem vallutatud. Siin natukene edasi veel minna, aga see on ka päris hea juba. Siin kiriku juures on ka väga lahedad vaated teisele poole ehk Molevassia külast eemale. Väga kutsuv sinine vesi on siin ja lahe sükene mõnus jalutusrada. Vist saab teha tervele saarele ringi peale, et peaks minema sinna linnani välja ikkagi. Ma eeldan, et linnas kuidagi saab sisse ka. Päris palju väikseid grupikesi ikka võtab seda ette. Aga me oleme väga kõrgel, nii et ma liiga serva lähedale ei taha minna, siin saab kindlasti surma, kui alla kukud, aga see vesi on ikka ülikutsuv. Enne siia tulekut ma ei kujutanud ette, et Molevassia just see kaljupealne linn on olnud niivõrd suur. Mulle tundub, et see on vähemalt sama suur, kui on see kalju kõrval all olev. Terve see osa siin kõik on täis kunagi olnud maju. Ja mingid kindlustusi ja kõiki asju, et ma ei tea, kui mõtleme kas või näiteks Eesti peale, Eestis, kus on mingid linnused asjad. Meie linnused on üliväiksed, kui me võrdleme, siis põhimõtteliselt meie linnused on nagu see väike jupp seal taga kauguses, aga siin on kõik terve linn ümberringi veel. Aga nendele, kes plaanivad üles tulla, mõned soovitused. Esiteks vesi kaasa, meil õnneks natuke ikka on, aga tasub pigem rohkem võtta kui vähem, eriti kui tulla siia natukene soojama ilmaga. Praegu siin vabalt võib olla mingi 30 kraadi üle selle, ei maksa tulla mingite plätude, sandaalide või niisugust asjadega. No minul ei ole võib-olla ideaalne näide, mul on mingisugused tenniselaadsed asjad, aga kõik, milles on mingi mustriga, tallamustriga, kuna siin kivid on ikkagi väga libedad, et see on väga mõistlik. Tõsi, jalgadel hakkab väga palav, aga vähemalt ei kuku ega libise loodetavasti. Alla minek on isegi keerulisem kui üles tulek. Kõik tuleb ära proovida, kaasa arvatud kodus söömine.
ehk siis seekord me tellisime või noh, võtsime kaasa toidu 3,50 €1, nii et 7 € kahe peale kokku, väiksed joogid poest ka. See vist on meie kõige odavam söögikord üldse, alla 10 € kindlalt ja söögikoha nimi ülinaljakas Suvlaki Luuk. Praegu liigume siin Monavassia Kalju põhjapoolses osas. Ehk tõusuks ma lasin droonilendu siin, aga ainult üks aku mul on, nii et need kaadrid, mis ma sain, Tore jalutuskäik ikka siin, see matkarada, mis siin on, natukene nõuab vaatamist, kuhu sa astud, aga ega see tavarajal on suht sama. Ehk siis siin tasub kanda pigem siukseid mustriga jalanõusid ja nautida jalutamist. Siis on Monavassia väga äge koht. Mulle tundub, et see päris suguse off-road rada on asi, mida tahaks läbi teha. Praegu ei jõua enam ja kindlasti siin üles tuleb ka minna. Ja kui on droon, siis ma ei tea, kas veendu enne või looda, et kõik akud, mis sul on, ikkagi selle kuumusega ja ajahambale ikkagi vastu peavad. Minul enam ei ole pidanud, aga vähemalt üks aku oli, nii et kõik on hästi. Kui tulla siia päris matkarajale, siis alguses võib-olla ehmatab see ära, et siin on siuke hästi off-road. Et tegelikult see ei ole täies pikkuses nii, et algul see natuke raskem osa läbi käia, siis edasi on juba siukene natuke siledam, mõnusam, saab nautida ka. Jätsime Monavassia nüüd selja taha ja liigume tagasi Nafplio poole. Seekord on hoopis teine teekond. Lähme mööda natuke mägisemaid teid, käime mõnedes mägikülades, vaatame ühte kloostrit ja loodetavasti näeme tee peal veel midagi põnevat, mida me ei ole osanud ette arvestada. Aga teed on siin suht tühjad õnneks, saab natuke nautida. Ilm on endiselt ilus ja paaki võib-olla peaks täitma, aga muidu on kõik väga hästi. Jõudsime Keraki kindluse juurde, mis on seal üleval, aga sisse me ei saa. Google Maps'i järgi ja tegelikult ka siin selle info järgi peaks olema praegu avatud. Aga nagu näha, siis tavalukk on ees. Ei ole mingid pühasid, ei ole, no täna on laupäev, aga siin on ikkagi öeldud iga päev avatud. 8:30-st 15:30-ni. Praegu kella 12. Ehk siis siia üles tulles tasub arvestada sellega, et täitsa sinna tippu ei pruugi saada. Aga sinnapoole on üliägedad vaated. Juba sellepärast tegelikult tasub siia sõita. Siin taga on näha vägevad vägesid, külakesed, kõik. Ja hästi natukene seda kindlust ka. Aga ma usun, et see kindlus ei olegi midagi nii olulist. Et vaated, need on kõige olulisemad. Aga kui juhtub, et õnnestub siia sisse saada, siis 5 € on sissepääs. Võib-olla varsti on juba 10 või 20 € nagu igal pool mujal. Jõudsime just ära käia seal üleval ja kedagi ei olnud ja nüüd alla sõites tuli üks auto meile vastu ja see ütles, et ja nüüd on lahti, ehk siis ma ei tea, kas tüüp käis lõunapausil või mis ta tegi, aga igatahes me saaks minna sisse, kui me tahaksime, aga ma arvan, et me vist ei hakka. Nägime juba ära, 10 € on käes, seda saame kulutada söögi peale, aga need vaated jätkuvalt on suurepärased siin. Juba nende pärast tasub tulla. Ja kui juhtub, et see tüüp on olemas, siis tasub ka juba sinna minna. Tere Kosmas, siin maa. Jõudsime Kosmase külasse, mis on siis teel Monavassiast Nafpliosse. Väga ägedad mägiteed on siin. Vahepeal suutsime ära eksida tänu Google Maps'i abile Kerakis. Läksime mingitesse väga kahtlastesse kõrvaltänavatesse, kus meie auto ikka väga napilt mahtus läbi. Ja ma olekski kuskil jäänud sinna tõenäoliselt, aga meid suunati, et minge sinna. Võib-olla ei ole upgrade'id alati kõige paremad, võib-olla väiksemad autod on paremad. Aga me saime kõik ilusti läbi. Igatahes, Kosmas, äge väike küla. Tundub, et see on natuke turistikas, sest siin on palju söögikohti ja siin on palju inimesi ka näha juba.
Saime nüüd toidu kätte. Ma filmin seda protseduuri, mida me iga kord läbime. Kõht on tühi, aga peab ootama ja ootama ja ootama. Ja ootama. Nüüd on veel telefoniga pildid. Või ei ole või? Või need seti? Nüüd on lähivõtted. Jõudsime nüüd sööma ka. Võtsime ikka mõnusalt, sest hinnad on head. Mina võtsin lambaliha, Liina võttis veiseliha, tzatzikit, salatit natuke võtsime. Väga head hinnad. Meil oli kummalgi 10 eurot vist oli see. Et on norm. Salat oli 5, tzatziki 4, leib 50 senti näkku. 30. Liha on nii mõnus ja pehme, et siin pole tegelikult noaga mitte midagi peale hakata. See tuleb ise siit juba ära niimoodi kahvliga võttes. Väga hea. Nii et kui kosmosesse tulla, siis ikka Admirali juurde. Elonasi klooster on kindlasti üks koht, mida peab Peloponnese poolsaarel olles külastama. Need vaated siin on ülivägevad ja see, kuidas on see klooster ise kalju sisse ehitatud, puuritud, üles ehitatud, kuidas iganes see siin tehtud on. Väga äge. Sissepääs ei maksa midagi. Ilmselt on viisakas üht-teist nagu osta, aga muidu ka mõnus vaikne koht, kuhu saab autoga tulla, aga väga võimas. Ma arvan, et see võib olla üks mu lemmikuid kohti praegu ka, puhtalt seetõttu, et lihtsalt nagu nii lahe on näha, kuidas kalju sisse on tehtud mingid hooned, mingid rajatised kohtadesse, kuhu inimesed ei peaks väga sattuma ja jõudma. Otsustatakse, et ei, mitte ainult ei tule siia, vaid me reaalselt ehitame siia mingeid suuri asju. See on äge. Ma ei ole usklik inimene, aga kui olles jõudnud siia, siis ikka paneb küll ütlema, oh issand, jumal küll, kui ilus, kui kaunis. Ma tean, et kreeklastel on väga palju kohti, mille hulgast valida, kõik on väga kaunis, aga siin on tõesti nagu väga täppi läinud neil selle asukoha valikuga. Eraldatud, ilmselt omal ajal oli see ka üks põhjus, aga jah, need vaated siin on ikka ülivõimsad. Ma olin juba jõudnud tagasi parklasse, kui üks vanem härrasmees, ilmselt munk, mungaliided igatahes selle ees, ütles midagi, ja ma sendast aru mida. Aga siis siin kõrval oli, et tõliksid ära, et härrasmehel on üks portfell ja ta oleks vaja see viia siia kloostrisse. Ise vana mees juba ei jaksa väga. Ma just käisin küll siin, aga ma sain väikse escort-teenuse pakkuda nüüd, ehk siis tassisin portfelli just siia kloostrisse. Sellega on siis ka minu pilet, ma usun, lunastatud ja lihtsalt üks hea tegu tehtud ka. Ja tänu sellele sain natukene rohkem nautida seda imelist vaadet. Nii et win-win-win, kõik võitsid. Iga 5 minuti tagant on paus. Hallo kosmos, siin maa. Kosmosesse sama nalja tehtud, nüüd me oleme päriselt ka kosmoses. Siin Nafpio lähedal on selline pagarikoda, mis on rohkem nagu ööklubi, mis minu arust võiks igal pool olla.
tööklubide asemel on pagarikojad ja minu arust see on ka 24/7 lahti. Jõudsime nüüd iidsesse Korintosesse. Siin on ka nagu mujalgi jäänud järgi ainult varemed, aga positiivne see, et varemed on päris palju, need on hästi säilinud ja nende vaatamine ei maksa mitte midagi, mis Kreekas on üsna haruldane. Ja lisaks sellele, et need varemed ise on väga hea seisukorras ja näevad väga head välja, siis on vaade siit. Ma arvasin, et see kloostri vaade oli kõige parem, aga mulle tundub, et hoopis siin ikkagi viimase päeva viimasel hetkel tulevad need kõige magusamad vaated ära. Tõsi, siin ei ole mägesid, aga lihtsalt see kaugus ja see maastik ise, pluss sinna merd ka veel. Kõik on väga kaunis. Aeg surub peale, nii et tuli teha seni just kõige kiirem söögikord, kiire pitstop, paarkümmend minutit ja tulime jälle samasse kohta. Nimi on väga keeruline, panen selle viinu siia, aga kihutame nüüd edasi autot ära andma ja siis ruttu metrooga lennujaama. Läheb tihedaks, aga saame hakkama. Meil läheb nüüd päris napiks metroo peale, aga 17.55 lõpeb meil see pagasi äraandmine, 17.25 umbes peaksime jõudma lennujaama. Õnneks lennujaam ei ole liiga suur, nii et võib-olla ikka jõuame, loodetavasti. Metroo seisma ei jää. Kui metroo seisma ei jää ja meie ära ei eksi. Vaatame, äkki jääme Kreekasse hoopis. The next station